Selles videos ma siis näitan, kuidas seadistada oma Odinboti ja panna ta siis kopeerima nii-öelda professionaalseid memetreidereid. Nüüd peale seda, kui te olete selle registreeringu lõpetanud, olete endale Solanot peale kandnud ja kõik näitab teile, et Solanod on peal ja kui te olete siin jälle ütleme selle Odinboti alguse lehel ja vajutate Enter äpp või siis olete juba nii-öelda seal keskkonnas sees, siis, siis siin nüüd on vaja nüüd kõigepealt seadistada paar kõige tähtsamat asja. Nüüd esimesed kaks asja, mida ma kohe ära seadistada, on siis siin paremal üleval nurgas on trade size ja speed. Kiirus on, speed on siis väga-väga oluline selle meme tradingu juures, kuna tihtipeale kestavad treidid seal sõna otseses mõttes sekundeid ja, ja kui sa nii-öelda kopeerid seda treiderit ja temal on seadistus pandud Solana võrgus väga kiireks, aga sinul on näiteks standard, siis võib juhtuda, et kui tema teeb oma tehingu juba ära, siis sinu tehing laeb nii kaua, et hind on vahepeal kukkunud näiteks ja tema võtab kasumi, aga sina satud hoopis kahjumisse. Nii et kindlasti soovitan, õigemini mitte ei soovita, vaid kindlasti peaks olema see kiirus vähemalt turbo. Noh, turbot loetakse juba päris kiireks, ma näitan veel lisavõimalusi, kuidas seda kiirust juurde anda. Ises, kui on suuremad summad, siis võib ka kaadlit kasutada, mis on nagu ekstreemselt kiire. Aga turbo iseenesest peaks nagu aitama, et see peaks kindlasti olema vähemalt turbo. Et siit siis valite turbo, et kui te siia peale vajutate, siis tuleb selline rippmenüü ja valite siit turbo. Nüüd järgmine asi, mille te peate paika panema, on siis trade size. Ehk siis, kui te nüüd selle peale vajutate, siis tuleb selline aken lahti ja see nüüd tähendab siis seda, et kui suur on teie ühe treidi maht, nii-öelda ühe tehingu maht. Et sellepärast ma ütlesingi, et te peaksite panema vähemalt 1 või 1,5 Solanat, et soovituslik on riskida ühe tehingu kohta 5–10% oma walleti suurusest. Ehk siis ütleme, et kui teil on 1 Solana arvel, siis peaks teil see trading size olema 0,1. Nüüd selle 0,1-ga on see väike mure, et kõik need, kuna see Odinbot ise võtab iga tehingu pealt fee, sellest nad elavadki, ma täpselt ei oska öelda, palju see fee on, aga igal juhul mõte on selles, et see 0,1 on sihuke piiri peal, et ta ei ole väga kasumlik 0,1-ga. Ütleme, et alguses testimiseks võib-olla tõesti, aga ütleme nii, et minu kogemus on näidanud tegelikult, et ideaalne oleks 0,2, aga see eeldaks vähemalt 2 Solanat. Noh, ja keskmine oleks siis 0,15. Te võite alguses proovida 0,1-ga, et üldse aru saada, mis toimub, aga ma olen kuulnud, et tihtipeale võib juhtuda 0,1-ga nii, et need teenustasud söövad selle kasumi ära, et see, keda te kopeerite, temal on päris normaalne kasum, aga teil on väga väike või nullis või midagi sellist. Et ehk siis soovituslik on alates 0,15, aga proovimiseks võite panna 0,1 alguses. Et need 2 asja on kõige tähtsamad, mis tuleb alguses paika panna. Nüüd edasi on, kui te siit vasakult menüüst valite controls, siis avaneb teil selline menüü ja siin te siis panete paika nüüd, kuidas te tahate kopeerida põhimõtteliselt. Kõigepealt on siis buys, et allow copying buys tähendab seda, et te lubate oste kopeerida, see on loogiline, see peab olema on. Ja nüüd on siis buy strategy ehk siis ostustrateegia. Kui ma nüüd vajutan siia change, siis on siin 2 varianti, kas constant size või scaling size. Ehk siis constant size on nüüd täpselt see, mis te siia trade size'i panite. Ja iga kord ta ostab, see on väga väiksed, vahest natukene kõigub, aga põhimõtteliselt ostab alati siis näiteks 0,15, siis ta ostab alati, mis iganes see mirror, see, keda te kopeerite, mis iganes koguse tema ostab, teie ostate igal juhul 0,15 Solano eest. Ja kui te valite scaling size, siis läheb mäng juba keerulisemaks, et siis on see nii-öelda proportsioon sellest traderi omast ja mina soovitan igal juhul kasutada constant size'i. Nüüd järgmine on siis max buys per mirror per hour. See siis tähendab, et maksimaalne ostude arv
ühe kopeeritava kohta tunnis. ja miks on see oluline, näete, et siin on mul pandud näiteks praegu 2, kui te siit change vajutate, siis te saate siia panna mis iganes numbrid te tahate, 2 või 3 või. Selle mõte on nüüd selles, et üldiselt siin on nüüd niimoodi, et tegelikult nendele memetreideritele ei meeldi, et neid kopeeritakse, nendele professionaalidele. ja tihtipeale need kõvemad treiderid, kui nad avastavad, et neid väga palju kopeeritakse, siis nad hakkavad teid nii-öelda farmima ja see tähendab siis seda, et nad hakkavad väga kiireid tehinguid tegema ja teevad näiteks tunnis seal 10-20 ostu ja müüki. aga nad teevad seda nii kiiresti, et isegi selle speed turboga, noh, see süsteem ei jõua igal juhul nii kiiresti nagu järgi ja siis ta nii-öelda võib teilt niimoodi, ühesõnaga teie kontot nagu selles mõttes tühjendada, et ta tekitab teile miinustreide. ja selleks, et seda vältida, et ükski treider ei saaks teid nii-öelda umbe jooksutada, saate te piirata ära, mitu ostutehingut te kopeerite tunni aja jooksul. ja ütleme, et kui see on 2 või 3, siis see ei ole nagu hullu. et see on nagu mõistlik number. siis järgmine on maksimaalne ostude arv ühe kopeeritava kohta päevas. noh, see võib olla ka siin 4, 6, 8, vastavalt siis palju teil see tunnis on. ja siis palju oste, näiteks ühte konkreetset coin'i, palju ta päeva jooksul ostab. et samas on jälle mingid treiderid, seal oleneb strateegiast, kes ostavad noh, nii-öelda buy the dip on ju, kes ostavad seal 5, 6, 7 korda, lootes, et ta läheb üles, aga võib-olla ta jääbki kukkuma, et ühesõnaga ei lase treideril kogu sinu kapitali nii-öelda riskida ühe coin'i alla panna. et see on ka siin näiteks 2, et hea küll, ükskord ostis, läheb nõks alla, ostab ühe korra veel, aga siis rohkem ei osta, et tuleb siis, mis tuleb. ja siis on sellesama ühe tokeni kohta, palju ta nädalas võib osta ühte tokenit. noh, siin see 16 on ilmselt natuke suur number, et see võib-olla võiks olla näiteks 8. nüüd järgmine on siis Degen mode. Seda on natuke keeruline seletada, see põhimõtteliselt võtab maha mingid kaitsed. et kui hind liiga kiiresti kõigub näiteks, siis kui selle paned on, siis ta ei lähe, ei kopeeri ja nii edasi. siis pump fund slippage, pump fundist ma räägin selles videos, kus ma tutvustan üldse seda memecoinidega treidimist. kui ei ole, siis vaata Youtube'is on see kindlasti olemas mul. et slippage on siis ka see hinnamuutus, et selles pump fundis on see hinna muutumine, kuna seal on nii väikse kapitalimahuga tokenid, market cap, nii väga väikse market cap'iga tokenid, siis seal on see hinna kõikumine väga suur ja slippage väga kõrge, ehk siis siin see protsent, kui te ei täida, te võite selle jätta täitmata ka, siis ta on default'is 50%. et mul on ta pandud isegi 70 peale. ja nüüd, mis puudutab seda kiirust, siis siin on Solana võrgus selline võimalus, sa saad nii-öelda võrgule maksta tippi, nii-öelda. ja see jälle kiirendab sinu tehingu läbiminekut, et kui sinu kopeeritav müüb, et sina ka kiiresti samal hetkel müüksid, vahest isegi kiiremini. et siia saad panna siis protsendi oma sellest tehingu suurusest. et siin on näiteks, et kui sa ostsid ühe Solano eest ja paned selle 10 prossa peale, siis tähendab, et 0,1 Solanot läheb nii-öelda tipiks ja see tõstab sinu tehingu kiirust. et siia, see on ka väga-väga oluline asi tegelikult. et just see kiirus on siin väga-väga määrav. nüüd on siis nii-öelda müügiseadistused. samamoodi, kuidas sa siis soovid müüa, kas proportsionaalselt või siis 100% nagu treider midagi müüb, näiteks ta müüb näiteks pool oma portfellist või pool oma tokenitest, siis noh, sul on valida, et kas sa müüd kohe kõik ära, nagu tema midagigi müüb, või siis müüd samamoodi nagu tema. et kui tema müüb 20 prossa, müüd sina 20 prossa. et ja kolmas variant, et sa üldse ei kopeeri müüke, et müüd ise. et minul on pandud näiteks proportsionaalselt, et see tundub kõige mõistlikum. ja siis samamoodi see tipp müügil nagu tipp ka paidele, et kiirendada seda protsessi. nüüd allow copying trains on pump fund. see nüüd on see, mis teeb selle, noh, see on nüüd see nii-öelda, mis teeb selle asja oluliselt riskantsemaks,
aga võib ka tuua oluliselt rohkem kasumit, et see on niisugune mõtlemiskoht, et kui sa lülitad selle välja, et allow copying trades on pump fund, siis ta kopeerib ainult neid tehinguid, mis tehakse nii-öelda normaalses teksis, normaalses nagu Radium on näiteks, kus tehingud toimuvad Solanas. et see pump fund on niisugune täielik gamble keskkond, kuhu siis iga päev tuleb tuhandeid memecoin'e, mis siis kestavad seal mõni minut, mõni tund, mõni päeva. et need ainult tulevad ja lähevad ja nende pealt üritatakse siis päevad läbi raha teenida. et, et kui teil on see sisse lülitud, siis ta treidib, võtab ka neid treide, mida tehakse seal pump fund keskkonnas. et olge siis valmis, et sealt võib tulla ka mitmesaja prossaseid geine, aga sealt võib tulla ka näiteks viis lossi järjest, et see on täiesti normaalne. ja noh, idee on siis selles, et see üks võit peaks siis ära katma ja veel kasumitki tooma selle mitmele kaotusele. et see pank ja kes ei taha nii suurt riski, siis lülitage see välja ja teil on nii-öelda madalama riskiga seadistus. noh, ilmselt on ka tootlus väiksem. MEV protection on ka nüüd see, et keegi teist nii-öelda ei rikuks teie tehingut ära. see pange kindlasti fastest. ja viimane seade siis cross mirror trading peab ka olema on kindlasti. ja see on nüüd ja nüüd teil on põhimõtteliselt kogu süsteem seadistatud. ja nüüd te võite hakata kopeerima. kopeerimiseks te peate minema siis Mirrorsi peale. ja siin on selline koht nagu add wallet to mirror. siia kopeerite siis selle aadressi, mida te soovite kopeerima hakata, aitate start mirror ja ta tekib siia reana ja siin te saate siis muuta tema nii-öelda enda jaoks panna mingisugune tekst siia, mille järgi te teete vahet sellel, mis wallet see selline on. et siit te siis saate vaadata selle wallet'i nii-öelda Solanas, Solscanis tema toimetamisi, Birdice ja siis konkreetselt selle wallet'i nagu performance'id, kuidas ta on sul töötanud konkreetselt. et noh, näiteks siin on näiteks 1-2 tehingut on sellel olnud, üks lõppes nulliga, üks lõppes miinusega, näete, miinusega oli siin mingi Trumpi hullus. ei jõudnud see oli nii-öelda pump and dump on ju, miinus 0,16 Solanat nii-öelda läks. et siit niimoodi saate vaadata, kuidas teil mingi wallet nagu toimib, et kui näete, et pikalt teeb miinus, siis lihtsalt siit ristist kustutate ära ja ütleme, siin on praegu mul toodud erinevad lihtsalt näidis wallet'id, aga ma soovitan alustada 1-2 wallet'iga ja kellel on huvi, siis ma aitan ka nii-öelda nende wallet'ite leidmisega ja kuidas üldse analüüsida wallet'eid ja mida kopeerida ja mida mitte kopeerida. nii et see on nüüd niisugune põhiline siit Tradesi alt te näete siis oma hetkel nii-öelda tehingute ajalugu, mis on ostud, mis on müügid ja holding'i all te näete siis, mis on, noh, need on mingid tokenid näiteks, kas on siis poolikud tehingud või siis ka need tehingud, mis on nii läinud, on läinud nii-öelda mööda ja on jäänud sul siia seisma, kuna nende hind on nii maha kukkunud. siis on saved wallets, siin on kõik sinu wallet'id, mida sa noh, võid uuesti panna, hakata nii-öelda kopeerima, välja lülitada, sisse lülitada. et siin on kõik need olemas. ja Audience Alpha on siis nende Discordi keskkond, kus iga päev nad siis lisavad wallet'eid, mille vahel valida, mida kopeerida. aga sellest ma räägin juba mõnes teises videos. Affiliate'i oma ja siin te näete oma funde. ühesõnaga, kõige tähtsam on nüüd ära räägitud, et see control set, see oleks täpselt nii, nagu ma rääkisin ja Mirrorsi alt siis lisate wallet'i. et sellega on nüüd see osa nagu kaetud, et mõnes teises videos ma juba näitan, kuidas neid wallet'eid valida ja nii edasi.